30 aastat tagasi Euroopat vapustasid sündmused, mis muutsid tema saatuse kulgu, mis tõid tagasi vabaduse ja demokraatia. Mul on erakordselt hea meel ja au vestelda nendest sündmustest ja nende nägemisest tänase pilguga Lagle Parekiga, kes on Eesti vabadusvõitleja, endine siseminister ja ma võin veel väga pikalt jätkata erinevate tiitlitega. Aitäh, et sa said tulla. Esimese küsimusena ma tahaks pärida sinu käest, kuidas sa näed tänase pilguga neid sündmusi, mis toimusid Euroopas aastatel 1989 kuni 1991? Tõsised muutused ja põhiline minu jaoks sotsialismi leeris ju, eks ole. Ja minu pilk on ikka kõige rohkem Eesti peale pööratud, midagi ei ole parata. Ja Läti ja Leedu poole ka, sest ma tegelikult muidugi, mis ma räägin. Ma tol ajal olin seotud niisuguse grupeeringuga, mis moodustati siis, kui Reagan käis Moskvas. Ja Reagan jäi kohtumisele tükk maad hiljaks ja meil oli aega omavahel rääkida. Siis me lõime ühe niisuguse grupeeringu nendest rahvastest, nendest inimestest, kes ei olnud venelased, vaid olid ukrainlased, grusiinlased, kõik need teised ja lätlased ja leedulased ja eestlastest olin mina. Ja et me hakkame seda poliitilist asja ajama ilma venelasteta, sest meil oli tunne ja mis oli kindlasti õige tunne, et meie info ei läinud läände nii kiiresti, nii nagu venelaste info läks. Ja et meie probleemid ja asjad ei jõudnud läände nii kiiresti kui võimalik. Selle tõttu ma olin seotud, ma käisin küll meeleavaldustel Gruusias, küll meeleavaldustel Ukrainas ja kokkuvõttes siis tuli see meie värk välja kõige paremini. Ma pean ausalt ütlema. Kui vaadata seda, mida siin Eestis näiteks nõuti või taheti tol ajal, kui veel Nõukogude Liidu lagunemine ei olnud kindel, see võis minna nii paremale kui vasakule, siis väga palju räägiti tegelikult solidaarsusest, et Euroopa peab taas saama ühtseks selliseks väärtuspiirkonnas ja rahvad peavad olema omavahel üldiste oma väärtuste alusel solidaarsemad. Et kuidas teile tundub, et kas tinglikult öeldes Eesti saab piisavalt hästi aru Prantsusmaast ja Itaaliast ja vastupidi ka. Kas me oleme solidaarsed oma erinevustes? Ma ei oska öelda. Ausalt öeldes minu meelest on seda suurtes probleemides. Eks ole, ütleme, seal vabaduse ja nendes asjades me oleme ju solidaarsed. Aga kui inimesed muutuksid kõik nii ühtemoodi, siis see maailm oleks pagana igav. Ma olen sellega isegi nõus. Kui rääkida solidaarsusest, siis see puudutab mitte ainult tänapäeva majandus- või sotsiaalpoliitikat, vaid see puudutab ka loomulikult ajalugu. Osal Euroopast oli kogemus nii natsionaalsotsialismi kui ka kommunismiga ja vastavuses sellega ka ohvrit nii mõlema nii ühe või kui teise režiimi poolt tekitatuna. Aga teisel osal Euroopast oli ainult üks kogemus. Need on kas Saksa natsionaalsotsialism või sellised siis fašistliku laadi režiimid ja sellest ka on järeldatud ja ilmselt õigusega, et tegelikult Lääne-Euroopa ei ole, kuidas ma ütlen, piisavalt teadvustanud selle piirkonna, kus meie elame kommunistliku terrori kogemust. Absoluutselt. Ja natukene oleme me kõik selles süüdi. Sest ei ole ilmselt ei ole piisavalt tundlikult käsitletud, mida tähendas see terror. Sest mina vaatan praegu juba meil siin Eestis. See uus põlvkond, kes on praegu on ju meil 30-aastased ei ole nõukaaega näinud ja nad ei tea, mis siis oli. Ja nüüd minul on kogu aeg see tunne, ma ei ole üldse mingi vinguja ega see, kes kogu aeg kurdab, ma üldse ei kurda. Aga inimesed juba ei tea, mida tehti meil kohe, nii kui meid ära vallutati.
mida siis inimesed üle elasid. Ja siis pärast noh, näiteks kui küüditamised olid ja sa jõudsid Siberisse. No mina olin laps, ei olnud midagi, aga minu kunstiajaloolasest ema pidi saeraamilt palke veeretama. Noh, ja täiesti hullumeelseid asju pidi tegema. Ja me elasime selle üle. Ja ma nii mäletan, kui juba olid 50ndate teine pool, kui väga paljud hakkasid vabaks saama ja Türil kogunes üks niisugune seltskond väga haritud inimesi, kes istusid koos, kellelgi raha ei olnud mitte midagi, see oli ju väga raske aeg. Ja siis nad kõik arutlesid seda, kuidas Eesti iseseisvuse ajal mingid asjad olid. Ja kuna nad olid kõik ülikoolis käinud, siis arutasid teoreetilisi asju. See vajadus teadmiste ja suuremate probleemide vastu oli arutelus domineeriv, aga mitte see, keegi palju ei rääkinud sellest, kui kohutavates oludes oldi nii vanglas kui Siberis ja nii edasi. Nii et inimene on niisugune omapärane. Kuidas tundub sulle, mida võiks teha selleks, et üle Euroopa oleks inimestel kindel arusaamine, et nii natsionaalsotsialismi kui ka kommunismi ohvrid mõlemad väärivad mälestamist ja nende kogemus tuleb jäädvustada. Praegu see ei ole kaugeltki igal pool niimoodi. Tuleb rohkem rääkida. Mitte rääkida, vaid kuidagi tuleb seda teoretiseerida. Tähendab, haritud inimeste jaoks oleks vaja teoretiseerida. Tavakodaniku jaoks tuleb kirjeldada. Ja ma teen praegu sõpradega palverännu teed selleks, et meie probleem on, meie sõpruskonna probleem on see, et me tahame näidata, kuidas eestlane sai nii harituks, nagu ta on, eks ole, üks maailma haritumaid rahvaid. Ja seda palverännu teel näidata ja siis ma äkki sain aru, et sellel teel oleks aeg näidata arvuliselt palju näiteks Põltsamaalt küüditati, palju mingist suuremast linnast, väiksematest on raske saada ja ega suurematest tahab palju tööd, ma nüüd tükk aega pusin juba sellega. Et näidata, mida on üle elatud. Ikka 49 küüditamine üle 20 000 eestlase. Päris ilus arv, eks ole, niiviisi, aga me ju, ega noorem põlvkond sellest ei tea mitte midagi. Ja. Kusjuures, kui te vaatate praegu otsa noorematele inimestele, kes mõned neist loomulikult ka tunnevad ajaloo vastu huvi, kas nad teie hinnangul ikkagi, kuidas ma ütlen, on vanemalt põlvkond saanud selle õppetunni, mis on seotud 40 aastatega, kui põhimõtteliselt demokraatiat ju taganesid totalitaarsete režiimide ees ja jätsid kahjuks paljusid rahvaid nende küüsi? Kas need noored inimesed vaevalt nad mõtlevad üldse selle või käsitlevad seda? Ei usu, et nad on õppetunni kätte saanud läbi filmide õpikute kooli? Kehvad on õpikud. Ma olen nüüd reast käinud mitmes koolis rääkimas kohalike õppelajuhatajate palvel. Ja päris hoolega kuulavad, kui aus olla. Vaata, eks kui sa näoga rahva poole räägid, siis sa näed, kas ta kuulab või magab, eks ole. Kuulavad küll. Aga seda kõik ikka õpikutes ja väga palju õpetajad ütlevad ka, et ei ole seda meie seda rahva lugu. Ilmselt need inimesed, kes on niisugused asjad läbi teinud, ja neid on juba vähe, eks ole. See isiklik kogemus hakkab ära kaduma, juba auda minema, aga seda peaks rohkem olema. Ja just detailides, et aru saada, mis see oli. Nii et
et aga minu meelest praegu meil Eestis, ma ei oska terve Euroopa kohta rääkida seda, väga palju juba kirjutatakse sellest ja paljud õpetajad kirjutavad sellest, kas või täna on ka Postimehes üks artikkel sellest. Nii et noh, võib-olla kõik asjad tahavad aega, et sellest rääkida, sest nojah, ma ei tea. Kas te olete Eesti ja koos sellega ka Euroopa lähituleviku suhtes optimistlik või pessimistlik? Veel natuke aega tagasi ma olin väga pessimistlik, aga praegu see koroona natuke raputas. Keeruline oli ikka üldiselt ja tulemit me näeme väga varsti, eks ole, ütleme sügisel me näeme juba mingid tulemid sellest, sest koroona sundis, palju küsimusi tekitas ja ühesõnaga, kuna mul on elus olnud palju raskusi, mis ei ole mind teinud tigedaks, ma ei ole tige, aga on õudselt huvitav olnud. Kui raskest olukorrast välja tuled, rõõm on hoopis teistsugune, kui ostad endal näiteks kohutavalt kalli kasuka, mida ma muidugi ei ole kunagi ostnud, aga vaata, siin on mingi niisugune, minu unistuste juurde kuulub, et ühiskond hakkab ikka rohkem niisuguseid põhiväärtusi tähtsaks pidama. Ja praegu, mis on ju päris huvitav vaadata, on kõik selle looduse ümber toimub möll. Eks ole, praegu on ikka nii, et seda on päris huvitav jälgida. Ma ei ole võimeline hindama, kellel on õigus, kes eksib, aga mulle meeldib, et see on väga teravaks juba läinud. Ja sellega ikka palju, lehes on seda ikka väga palju lugeda. Ja mina naiivse inimesena, kui ma sõidan mööda praegust Eestit, mulle kohutavalt meeldib. Kui ilusad on majad, kui palju on väga ilusti korda tehtud maju, kui ilusaid metsi on ja kõik on nagu, ja keegi kogu aeg vingub. Aga ega ta päris ilma asjata ka ei vingu tõenäoliselt. Nii et minu jaoks on see niisugune, ma ei oska hinnata, aga huvitav on see, et niisugune sõda käib niisugune looduse ümber, mis on natukene õilsam kui paljud teised asjad. Tulles tagasi nendesse aegadesse, kui idablokk lõi kõikuma, kas te mäletate ennast väga hästi aastal 1989, kui toimus Baltic Gate Molotovi-Ribbentropi pakti paljastamiseks ja hukkamõistmiseks ja siis Saksamaal juhtusid sündmused. Millised meeleolud tol hetkel teid valdasid? Kas te mäletate oma tundeid, kas te mäletate seda ümbruskonda, neid inimesi, mida nemad mõtlesid, kuidas nad välja nägid? Vaadake, nüüd ma tuletan meelde. Esimene Molotov-Ribbentropi pakti tõsiselt üles tõstmisküsimus oli meie poolt. MRP AEG poolt. Meil oli niisugune vaidlus, et kuidas edasi minna oma poliitilistes hoiakutes. Ja siis me välja mõtlesime selle, et mööda õiguslikku teed käia on siiski vist kõige õigem, sest sõda ei ole meie võita mingeid lahinguid, see ei ole meie asi. Ja siis me korraldasime selle Hirvepargi, mis nõudis Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamist. Nii et ja siis, kui see pärast tuli see 3 vabariigi oma, sest me kutsusime tol ajal ka lätlasi ja leedulasi samad tegema, aga nad ei saanud hakkama. Kuidagi need ajad olid veel rasked, aga Eesti oli kuidagi niisugune pehmem. Me saime, Eesti julgeolek kindlasti arvas, et ega eestlased ei julge välja tulla suure hulgaga. Ja siis, sest autod äraviimiseks seisid eemal. Aga siis, kui nad nägid, et 1000, terve Hirvepark on rahvast täis, siis loobuti. Ja midagi juhtunud ja jube hea meel oli ja meie pidasime ka kokkuleppe täpselt kinni 1,5 tundi ja mitte rohkem.
ja nii me oleme ju Eestis kõikides asjades käinud õigusliku järjepidevuse teed, see kõlab nii hästi. Juba tol hetkel ju teie ja teie võitluskaaslased olid suhtluses välismaalastega. Üritasite ikkagi ju seletada, mis juhtub Eestis parasjagu, üritasite ilmselt ka hankida toetust. Et kuidas see läks teil tol ajal? Suhtlus välismaaga? Kirjade väljasaatmise teel muidugi. Ikka pidid leidma kellegi, kes viis kirja ära. Kas te leidsite sealt mõistmist? Ja seal olid ju need Eesti organisatsioonid, siin oli, nii kui olid üle piiri saanud, ei olnud probleemi kiri üle anda. Ja nii oligi kõik see vastastikku niiviisi. Tol ajal, kui te tegutsesite sellisest entusiasmist ja energilisusest ja tahtest Eesti Vabariik taastada, siis ilmselgelt ma kujutan, et väga paljud vaatasid Ameerika Ühendriikide poole kui sellise suure demokraatliku vabariigi poole, kes nüüd ka omab reaalset võimalust Eesti iseseisvust toetada. Sellepärast, et ta on alati olnud, ütleme nii, et reljeefsem kui mitmed Euroopas suurriigid. Ja Ameerika Ühendriigid on Eesti jaoks ka ilmselt täna ja Euroopa jaoks Atlandi ülene koostöö oluline. Aga kuidas te arvate, kas Euroopa sidemed Ameerika Ühendriikidega on eluliselt olulised? Kas nad on praegu korras või hoopis nendega on jamasid? Kus me kõike teame, mis tegelikult on, me teame, mis on ajalehtedes ja mis raadios räägitakse nii edasi. Ma arvan, et ma loodan, et Ameerika siiski meid ei jäta, et ta teeb kõik, näiteks see Inglismaa äraminemine Euroopa Liidust, seda on lihtsalt meiega juhtunud midagi ja võib-olla ei juhtugi midagi, aga teate, käe ulatamine sõbrale või kellelegi, kes abi vajab, on alati ilus. Ja poliitiliselt on täpselt samuti. Ja see, et Inglismaa nii käitus on ju väga kurb ja mõned lehvitavad veel niisuguseid lauseid. Vaatame, kas nad sellega hakkama saavad, aga Ameerika ei tee seda. Ja kui rääkida tänapäeva noorema generatsiooni ajaloolastest ja kultuuritegelastest ja poliitikutest, kes vahetevahel ikka mõtisklevad ka selle üle, mis juhtus 30 aastat tagasi ja iga aasta ilmuvad huvitavad käsitlused. Aga samal ajal, kas teile ei tundu, et meil oleks nagu aeg, ilmselt see on ka noorema generatsiooni vastutus, hakata neid sündmusi, mis on seotud meie riigi iseseisvumisega ja idablokki lagunemisega, rohkem nii-öelda sakraliseerima, et neist saaksid monumendid ja neist saaksid suured teosed ja nii edasi? Teate, kõige rohkem oleks vaja teaduslikke analüüse. Vaadake, kui huvitavalt on ilmunud, näiteks mulle väga meeldib Krista Aru Tõnissoni raamat ja eriti see teine pool, see vabariigi lõpupool. Seal tema analüüsib esimest korda nii ausalt. Mul on niisugune tunne, ma ei ole midagi nii ausalt lugenud. Seepärast, et on vaja, me kõik oleme, eriti tähtsad inimesed ja targad inimesed on ju, kõik eksivad vahel ja seda on vaja analüüsida. Ja praegu on just paras aeg analüüsida, ütleme, esimest kümnendit meie vabariigi ajast, sest see on piisavalt kaugel juba, et sa näed vaadata. Sest vahel ma vaatan alati selle Eesti esimese 20 aasta iseseisvuse kohta kirjutatud asju, mis nõukaajal ilmus ja ka pärast, aga ka tol ajal ilmus. Nad ei ole kindlasti päris ausad, seepärast, et nad tahavad ju heas valguses seda kõike näha. Ja üks esimesi minule, mis ka hästi mõjus oli see Krista Aru teine köide. Seal oli, see kõik probleemid olid kuidagi mitte seda, et inimene oli siga või pätt või kõik, aga kust need vead tulevad, väga palju on ka iseloomust olenevaid asju.
Vot seda on vaja, neid analüüse on vaja. Pigem tuleb tegeleda ajaloo kirjutusega, mitte püstitada igale poole monumendi. Jah, absoluutselt. Monument on ju lihtne ümber lükata, aga just raamatut hävitada ei saa. Sa võid põletada neid nii palju kui tahad, aga ikka neid mõni jääb alles. Nii nagu me oleme ju kõik kogenud. Kui te mõtlete jälle tagasi, siis ilmselt ma ütlen õigesti, kui ma väidan, et riskisite kõigega selle punavõimuga võideldes, sellepärast et nad võisid tegelikult ju ka tappa, nad võisid teha mida iganes, ega nad ei peatunud oma ajaloo jooksul, kui oli vaja midagi ära teha. Kas saate nüüd öelda, et kõik, mida te tegite, kõik need riskid, mis olid siis võetud, kõik need ilmajäämised, sellepärast, et see võitlus ju jättis ilma ka paljudest asjadest. Kas see kõik oli tõesti asja pärast, oli õige, et ei kahetse mitte midagi? Oi, ei, ma kahetsen arvatavasti palju aeg-ajalt tehtud vigu, aga me ei teinudki nii palju tegusid, eks ole. Me välismaa kirju saatsime, ilmus põrandalune ajakiri, need olid kõik, seal ei saa öelda midagi, kus on viga või mitte, mõni artikkel võib sobida, mõni mitte. Ei, ma arvan, et ma ei taha öelda, et mina tegin kõik hästi, aga see rida, kuidas meie läksime, kui me hakkame mõtlema, esimene oli, ütleme see Hirvepark, mis teadvustas seda, et Eesti selle paktiga võeti nagu õiguslikult ära meilt riik. Järgmine oli luua esimene Nõukogude Liidu avalik opositsioonipartei. See astmed olid meil kuidagi päris hästi läinud. Ja siis Eesti Kongress. Ja sellest tuli ka see, lätlased ja leedulased mõlemad käisid meie juures uurimas, kuidas me seda teeme. Lätlased ütles kohe, et nemad ei saa sellega hakkama. Just see kongressi, siis oli meil juba partei loodud, aga neil oli kuidagi teistmoodi ja nendel esimestesse valitsustesse sattus väga naljakaid inimesi. Aga meie valitsus, esimene valitsus, mis oli, ajas kogu valitsuse naerma, elu sees keegi ei olnud üheski valitsuses olnud. Absoluutselt puhtad lehed ja keegi ei arutlenud, et me saime naeruväärset palka tegelikult. Ja kuidagi see esimene periood oli niisugune ilma absoluutselt enda kasu peale mõtlemist. Ja see, et me varem tegime seda põrandalust tööd, käisin vangis ära, olin 4 aastat vangis. Aga oleks halvasti läinud, oleks pidanud olema 6 aastat vangis ja siis 4 aastat veel asumisel. Ei läinud nii halvasti. Et see ei ole minu probleem kunagi olnud, et mis tuleb. Teie kui inimene, kes on oma veendumuste nimel kannatanud, te mainisite vangla. See oli osalt ka Patarei vangla, kus loodetavasti 4-5 aasta pärast luuakse ka muuseum. Ja kui te mõtlete selle peale, et juhtub midagi, kus mingi olukord, mingi selline halb areng, kus noored inimesed peavad taas otsustama, kas ma vaikin või ma teen midagi, võib-olla ka ennast ohustades, et kaitsta vaba ühiskonna alusväärtusi. Teie kui inimene, kes on seda teinud ja keda on üritatud ühiskonnast eemaldada selle võimu poolt, mida te soovitaksite neile, kes otsustavad siiski vastu hakata? Mis võiks olla see, mis seda vaimujõudu annab, sest murduda võib ju igaüks? Ei, absoluutselt, ja ma mitte kedagi, kes murdub, ei mõista hukka. Me keegi ei tea ju, kui tugevad me oleme. Aga see rõõm, näiteks kui sind õudselt vastikul kuulatakse üle ja siis sa suudad olla tugev, ei anna neile nii palju, eks ole, siis see rõõm, et ma olin tugev, on väga suur rõõm. Ja rahulolu õigetest tegudest ja see rõõm, et sa oled õla alla pannud õigetele arengutele, see kompenseerib kõik asjad.
ei kompenseeri maja ega auto seda. Aga see rahulolu, et sa oled õiges kohas väga tihti olnud, on väga suur asi elus. Lagle, aitäh sulle, sügav kummardus.